Tere taas, armsad sõbrad, vaatama Nice Luxury TV proovisõitu. Mäletate, kui 2007. aastal tuli välja uus Volvo XC70 ehk mis oli siis Volvo V70-st kõrgem, nelikveoga ja palju maastikusuutlikum. Paraku on Volvo V70 aeg mööda saanud ja XC70 aeg on ka peatselt mööda saanud. Ja nüüd on olemas Volvo V90 ja kui me seda natukene upitame kõrgemaks, muutub see Volvo V90 Cross Country'ks. Tal on 4 mootorit, need kõik on 4-silindrilised turbomootorid. Räägime kõigepealt diiselmootoritest. T4 140 kW ehk 190 hobujõudu, T5 173 kW ehk 235 hobujõudu. T4-ga jõuab keskmiselt kütust kulutada 5,2 liitrit 100 km kohta ja T5-ga kõigest 5,3 liitrit, ehk natuke rohkem. Sukeldume nüüd avastama bensiinimootoreid. T5 ja T6 187 kW, 264 hobujõudu on T5-l ja T6-l 236 kW ja koguni 320 hobujõudu, nii et sellega võib juba nagu rakett taevasse kihutada. Huvitav on see, et T5 bensiinimootor kasutab kütust keskmiselt 7,4 liitrit ja ka 100 jõuab 7,4 sekundiga. T6-l aga läheb keskmiselt 7,7 liitrit. Kui me räägime hindadest, siis tavaline V90 saame me 41 300 euroga, kuid sellise brilandi eest tuleb maksta 52 400 eurot. Ärge unustagem Power Wilkins helisüsteemi ja muid häid süsteeme, mis aitavad teid viia kuhu iganes. Põhja-Rootsis on -40 kraadi külma, nii et see auto on kohandatud kõige karmimate oludega ja siin Eestis käima minekumaks paari külmakraadiga pole mingi probleeme. Taaskord peab tõdema, et ime on sündinud ja uued autod näevad väga ilusad ja väga toredad välja. Samuti see V90 Cross Country. Ta on olemas, teda saab osta infoautost ja teistest Volvo esindustest. Kohtume nädala pärast, sõbrad. Volvo V90 inspiratsioon Rootsist ja tuleb Rootsist. Tšau.